Täna on nii eriline päev minu jaoks, sest ma ei ole täna siin üksinda. Minuga on Rebecca-Liis ja Rebecca-Liis on minu üks-ühele coaching'u klient. Me oleme teinud koostööd ja seda 6 kuud. Kui eelnevad koostööd on enamus jäänud 3-kuuliseks, siis Rebecca-Liis tegi kohe 6 kuud ja minu arust see oli lihtsalt fantastiline ja ma sain sellest aru, et ma lõpetan 3-kuulised ära, sest 6 kuud tegelikult annab võimaluse näha muutust ja annab selle võimaluse ka päriselt olla kohal ja toetada. 3-kuulistes olen ka kohal absoluutselt, aga see muutus ei ole võib-olla nii märgatav, et pigem on see sisemine, aga need järgmised 3 kuud annavad tihti ka väliseid tulemusi, et hakkab nägema ka seda, mis selles füüsilises maailmas tegelikult muutub. Kuigi minu meelest Rebecca-Liis on täielik erand, tema kohe tuli, hakkas paugutama, et nii nüüd tema tahab seda, hakkasid asjad kohe liikuma, et ka kohe mitte ainult seest, vaid ka välises maailmas. Aga Rebecca-Liis, tutvusta ennast kõigepealt ise, et kes sa üldse oled ja millega sa tegeled? Mina olengi Rebecca-Liis. Ma igapäevaselt tegelen oma raamatupidamisfirma juhtimisega. Nüüd aasta aega ma tegelen inimeste välise ilme ja ilu kooskõlla viimisega sisemiga. See, mis sees toimub, hakkab rohkem välja paistma minu abil välja. Ja siis ma olen selline tore naine, kes kõike teeb sellise suure kirega. Mul on hästi palju kirgi ja mulle meeldib, kui kogu maailmas tänu minu tegevusele tuleb sellist ilu ja särtsu ja sära ka ja sellist natukene ekstrat kõikidele asjadele, et ma olen selline kirega tegija vist laias laastus. Mulle nii meeldis, kuidas ütled seda, rõhutad seda sõna kirg, eks ju, et kuna ma ju teen ka passion testi, mis on kiretest, seega minu arust on nagu väga-väga oluline see, et inimesed liiguksid edasi, kuulates enda südant, et nad liiguksid seda kirega tehes. Et see on nii oluline ja sina oled mulle õpetanud seda võib-olla kõige rohkem, et inimtüüpidel ongi erinev võimekus keskenduda asjadele. Et kui mina näiteks keskendun 1-2 asjale, see on nagu maksimum, et mul saaksid asjad tehtud, et ma tunneks ennast hästi, siis mis ma näen, et sina oled täpselt see nagu vastand minule, et sul peab olema mitu asja korraga, et siis sa tunned, et sa oled täidetud ja siis sa tunned, et sa oled, mul on energiat täis, kui mul on mitut asja. Nii et on okei, kui on mitu asja, et ei pea olema kõik, et üks asi on fookuses. Kui sa suudad hallata ja sinu isiksuse tüüp suudab hallata rohkem asju, siis minu meelest on see täiesti okei ja me võiks seda tegelikult juba vastu võtta ka, et mitte suruda, et üks eesmärk ja üks asi ainult, mille poole liikuda. Nii et sina oled täielik musternäidis selles mõttes, et võib olla mitut asja ja et kõik asjad saavad tegelikult tehtud. Et nii vägev. Sa oled olnud 6 kuud coaching'u teekonnal. Kui sa nüüd korraks tagasi vaatad, siis mis on esimene mõte, mis sulle praegu pähe tuleb? Ma mäletan, kuidas me esimesel kohtumisel tegime seda kiretesti ja siis, kui mul olid mingid omad ootused, kui ma tulin sinna kiretestile, siis ma mõtlesin, mis nüüd saama saab, ma polnud mitte kunagi kuulnud, mis seal juhtuma hakkab. Ja siis ma nagu päriselt mõtlesin, et seal tuleb hoopis midagi muud. Ja see esimene emotsioon ongi see, võib-olla või esimene mõte, mis mul meelde tuleb, on see, et kui me seda tegime, siis need asjad seal nagu välja koorusid, need olid nii loogilised. Aga enne seda ma nagu kuidagi üritasin nagu võib-olla asju vaadata nagu hästi spetsiifiliselt, et nagu see kirg võiks olla mingi hästi spetsiifiline asi, aga lõpuks nagu minul taandus ju tegelikult vabadusele hästi nagu suur osa. Ja kui ma vaatan neid spetsiifilisi asju, siis ma ei suutnudki nende vahel valida, sest tegelikult nad kõik taandusidki selle vabaduse kirele. Ehk siis nagu ma võib-olla
ootasin, et sealt tuleb mingi konkreetne asi, et tahaks 1 miljonit saada näiteks, aga tegelikult olid asjad hoopis teistmoodi, et see on nagu see esimene mõte. Aga tegelikult mu selja taga on üks tore see Vision board. board. See oli ka üks esimesi asju, mis me tegime, et ma mäletan, et kui ma esimene kord tulin, siis me arutasime siin asju ja siis järgmine kord ma juba näitasin, näed, siin on minu vision board. Ja see tundub nii naljakas nagu, et noh, et ma teen, mis asja, midagi ei muutu ja ei juhtu, aga tegelikult täna ma saan sealt juba päris palju pilte hakata välja vahetama. Et selles mõttes nagu vaatamata sellele, et ma nagu teadlikult kogu aeg seda nagu ei vaata, siis ma taustal avastan, et oih, aga see on mul seal peal ja ma tegelikult seda asja tegin nüüd ära. Just 6 kuud, eks? Jah, 6 kuud ja juba tõmbad maha. Ja selles mõttes nagu see vist ei paista nii hästi välja, aga tegelikult on see päris suured asjad, need ei ole lihtsalt nagu, et lähen poodi, ostan piima näiteks. Et need on ikka päris suured asjad, mis seal peal nagu on ja võib-olla me saame ju kõiki asju teha, mis me tahame, aga ja sa enne ütlesid ka seda, et me võime mitut asja ka korraga teha. Aga tegelikult taandub kõik ikkagi sellele, et me peame neid asju tahtma teha. Et see on nagu esimene asi on see, et need peavad olema või need päris soovid ja need tegelikult soovid. Et ja ma olen nõus sellega, et kui ma keskendun ühele asjale, siis tihtipeale ma saangi seda võib-olla teha nagu suuremalt ja kiiremini. Aga samas on ka see, et kui me nagu keskendume ühele konkreetsele eesmärgile, siis sa saad täna teha ära need tegevused, mis enne homset sa rohkem teha ei saa. Ehk siis sul tulebki nagu see ette, aga siis kui sul on mitu erinevat asja, sa saad terve päeva asju teha. Ja järgmine päev sa jälle teha ilma, et nad tegelikult kannataks, et sa ei saanudki eile teha ära neid asju, mis nagu täna on vaja teha. Võt. Väga, kui sa räägid meie esimesest kohtumisest, siis mõtle veel sammuke veel tagasi. Mis sind üldse ajendas coaching usse tulemast? Ja ma ei olnud see ainuke valik sel hetkel. Ei olnud jah, mul oli selles mõttes aastaid mõtlesin, et mul oleks vaja kedagi, kes esiteks minuga toime tuleb, teiseks, kelle kõrval ma nagu saan areneda ja kelle puhul ma nagu tean, et temast on nagu mulle kasu. Et minu jaoks on nagu, ma olen selline samal ajal, kui ma olen hästi kirglik, siis ma teise külje pealt olen ka hästi selline ratsionaalne ja mul on hästi kõrged ootused igasugustele asjadele, sest mul on enda suhtes kõrged ootused, siis teiste suhtes ka. Ja siis ma otsisin seda õiget nii-öelda valdkonda, mida peab toetama ja õiget sellist lähenemist mulle, et mis nagu toetab minu arengut. Et jah, ma võiksin minna äri coaching usse, kus ma valin endale sellise inimese, kes aitab mul nagu ainult võib-olla minu ettevõtet arendada, aga seda on mul keeruline leida, sellepärast et nagu inimesi, kellele alt üles vaatan, selles osas on vähe. Ja kui ma neile alt üles ei vaata, siis on nagu mul keeruline nendega koostööd teha. Et selles mõttes ma olen nagu aastaid otsinud võimalust sellega tegeleda ja siis ma jõudsin järeldusele, et kuna meil oli enne seda teekonna algust üks kohtumine ühe teise koolituse raames, kus me rääkisime minu igakuisest sissetuleku kasvatamisest ja see oli nii äge, kuidas ütlesid mulle, et korrutuse summa nagu suuremaks oluliselt kui see, mis ma seal kirjas oli. Ja see kuidagi nagu tekitas see klõpsu ja pärast seda nagu mulle tundus, et see on nagu õige koht, kuhu peab tulema ja täna 6 kuud hiljem ma nagu üldse ei saaks öelda, et ma oleks vale valiku teinud, et see oli nagu jumala õige valik. Nii armas, kui sa korraks siia selle tõid summad sisse, mis siis kogu meie koostöö vältel, alates sellest hetkest, kui see oli teise koolitusega seoses meil see kõne, eks ole, et sa ütlesid, rääkisime rahast korraks ja kohe, oota, mul tuli praegu raha ja siis hakkas tegelikult kogu selle 6 kuu vältel on olnud neid hetked, et mis on sinu taotlus ja kui on taotlus kuidagi seotud rahaga, siis sa alati vist võpatasid, et 11, kell sai 11. Oh, kuule, raha tuli sisse. Et just see on nagu nii mitu korda, et just siis, kui taotluseks oli raha, et see on nagu hästi-hästi huvitav ja see on ka see koht, kus sa oled väga hea manifesteerija. Selle rahaga on jah selline lugu, et tegelikult ma arvan, et ta hakkas mu poole tulema sellest momendist, kui ma
otsustasin, et ta on minu sõber ja tema koht on siin ja temaga saab teha selliseid asju, mis on nagu maailmale noh, suuremad ja olulisemad kui see, et ma lihtsalt kulutan ta ära. Et kui ma enda sees hakkasin muutma seda mõtet ja hakkasime vaatama sinna teistmoodi, siis sellel hetkel hakkas seda ka nagu tulema. Aga jah, tõesti, meil on nagu mitmeid kordi olnud see, et kui me rahast räägime, siis sellel hetkel, kui me räägime, siis ma näen telefon teeb plinn-plinn, et keegi kandis oma arve ära. Jah, see arve pidigi nagu tulema, aga ta tuleb nagu nii ägedatel hetkedel, et täpselt sellel hetkel, kui mul on energia täpselt selles, et mul on soov, et ta tuleks ja ta tuleb. just, et see koht ja ka see, et alati just ja see oli alati nii sellel hetkel, kui oli, et kell on 11:11 11:11, et see oli see, et olime toetatud, eks. Absoluutselt. Jätkuvalt olen. Jätkuvalt toetatud, just. Ja kui sa nüüd vaatad tagasi sellele 6-kuulisele teekonnale, siis mis sa tunned, et mis on sinu jaoks see kõige suurem või märgatavam muutus olnud? Ma kogu aeg ma olen ikka väga palju selle poole aasta jooksul jõudnud teha. Absoluutselt. Keeruline on kohe vastata sellele niimoodi, et mis on see kõige suurem muutus. Ma eile õhtul natuke mõtlesin selle peale, et mismoodi ma täna maailmale vaatan ja kuidas see nagu ajas muutunud on. Ja ma arvan, et tegelikult võib-olla sai nagu alge natuke varem kõik see asi, mis nagu on, aga praegu näiteks võrreldes poole-aastase ajaga olen ma nii palju muutnud just raha suhtes oma suhtumist. Ja tegelikult ma nagu märkan, et mul on palju suurem julgus unistada suuremalt. Ja kui võib-olla aastat või pool aastat tagasi, aasta tagasi nagunii, aga pool aastat tagasi ma ilmselt ei olnud ka oma unistuste suhtes võib-olla nii avatud, et ma nagu palju rohkem julgen välja öelda seda, mida ma tahan, mida ma ootan, mida ma soovin. Et mul ei ole enam sellist nagu eestlaslikku tagasihoidlikkus selles osas, et ma ei tea, mis te arvate, vaid on niimoodi, et kui keegi tuleb mult midagi, pakub mulle midagi, siis ma ütlen, minu ootused on sellised. Kui suudad pakkuda, on hästi, kui suuda, see ei ole sinu süü. Sa ei pea ennast halvasti tundma, et sa ei suuda pakkuda, lihtsalt meie ei ole praegu kokku nagu määratud selles mõttes, et kõik inimesed ei pea kõikide inimestega klappima. See on minu teine suur avastus, mis ma siin poole aasta jooksul olen teinud. Et ma ei pea nagu ilmtingimata enda arvelt tegema kompromisse, et minna koostöösse kellegagi, olgu see siis erasuhtes või olgu see ärisuhtes. Inimesed saavad vabalt valida, kus olukorras nad on ja kus nad ei ole. See on nagu hästi selline tegelikult elementaarne teadmine, aga see võtab nagu päriselt aega, kuni see nagu kohale jõuab. Ja sa hakkad nagu maailma hoopis teistmoodi ja hoopis lihtsamalt vaatama, kui sa saad aru, et tegelikult see, kuidas sina ennast tunned, on kõige olulisem ja et sa ei pea kellegiga minema ebamugavussuhtesse mitte kuskile tegelikult. Nii. Minu arust on hästi ilus ka see, kuidas sellel ajal tegelikult suure tõenäosusega võib-olla ka varem juba, aga just see, kui kergelt tegelikult oli sul nagu kui kerge oli sul öelda võib-olla siis nagu uutele klientidele, et mis on see sinu hind, eks ole, ja et sa andsid neile valiku, et öelda, et kas jah või ei, ja isegi kui see veel nende jaoks ei olnud kättesaadav, siis sa oled endiselt avatud, et ühel päeval, kui nad ikkagi tunnevad, et jah, nad ikkagi tahaks sinuga, aga lihtsalt võib-olla mitte hetkel mitte nad ei taha, vaid nad tahavad sinuga koostöösse tulla, aga neil ei ole seda võimalust võib-olla hetkel, siis tegelikult see uks on avatud, eks, ja sa ootad neid, et kui te olete valmis, siis siin ma olen, et tulge. Et mulle hästi meeldis see, kuidas ka sinu enda standardid tegelikult selle aja jooksul on juba tõusnud. Nagu sa ütlesid, eks ju, sa ei pea kõigiga koostööd tegema, aga sa annad tegelikult neile võimaluse, et kui nad soovivad, tegelikult see uks on avatud. Just, ja vaata see suhtumise muutumine tegelikult
noh, see andis võimaluse ka jätkata koostööd nendega, kellel täna ei ole enam võimalusi. Et ei ole niimoodi, et kõik suhted, mis täna lõpevad, on lõplikud, vaid Mhm. ongi niimoodi, et tänases olukorras me sellisel juhul üksteisega väga hästi ei sobi. Mhm. Aga ega see ei tähenda seda, et ei võiks tulevikus meil mingeid koostöökohti olla. Ja selles mõttes ma nagu noh, see hästi palju tegelikult see suhtumist muudab, et alati on ka see, et kui inimene täna on jäänud võlgu ja ta ei jaksa sulle täna maksta, siis sa ei pea seda ajama nagu inetult lõpetama seda, vaid Mhm. ongi nii, see on okei, et sa ei saa täna seda endale lubada, aga see ei tähenda, et mina pean sulle allahindlust tegema, vaid ongi see, et lõpetame täna sõbralikud asjad ära ja kui ühel hetkel on soovi ja on võimalusi, siis jätkame, et selles mõttes nagu see annab nagu nii palju võimalusi maailmale nagu avatumalt vastu minna. Nii vägev, see täpselt see koht ongi, et igale igale teenusepakkujale on oma klient ja igale kliendile on oma teenusepakkuja. Et see on minuga juba varasemalt kaasas käinud, aga ma saan sellest aina rohkem aru, et me ei peagi kõigile meeldima, me ei pea olema kõigile kättesaadavad, et on etapid, kus me saame mingit teenust kasutada võib-olla rohkem, võib-olla vähem, aga ühel hetkel, kui sinu enda standardid tõusevad, sinu enda mõtteviis muutub, sinu enda tulemused muutuvad, siis tegelikult muutuvad ka need teenusepakkujad, keda me kasutame, eks ole. Et kui, ma ei tea, vaatame kasvõi nii lihtne näide, kui on toidupoed, need on lihtsalt nii seinast seina minu meelest hinna poolest ja kvaliteedi poolest, eks, et kuidas tegelikult ka seal on võimalus seda kasvu teha. Et täiesti igale kliendile on oma teenusepakkuja olemas, et on jah, et tegelikult on niimoodi, et tihtipeale ju see peegeldab sinu enda mingisugust sisemist meeleseisundit ja seda, kuidas sa, kui sa hakkad otsima säästuvarianti, isegi kui sul võimalusi oleks rohkem, siis sa saad ka see teenuse tihti, on küll, et sa saad ka noh, vahest on erandeid, aga tihtipeale ongi see, et kui sa no ma ei tea, reisile lähed, siis kui sa tahad säästureisi saada, siis sa ei saa saada sama kvaliteediga reisi koha peal olles, kui sa näiteks lähed äriklassiga, lendad kuskile 5 tärni hotelli, eks ju, et noh, seal on nagu väga hästi see paigas. Jah, võib olla ka nii, et läheb õnnetult, et maksad 5 tärni hotelli ja saad mingisuguse halva kvaliteediga hotelli, võib juhtuda ka, aga pigem nagu noh, pigem seal on hinna järgi ikkagi paigas, et missugune on see, mis sind seal ees ootab. Et samamoodi on ka siin teenuste pakkujatega, et jah, on ka kindlasti kõrge teenusepakkujaid, kellel ei ole kvaliteeti ja kindlasti on ka väga tublid tegijaid, kes teevad soodsamalt, aga noh, minu jaoks on ikkagi nagu see, et sa paku ikkagi rohkem, kui sa nagu rahalises väärtuses vastu saad, aga samas on see, et hästi oluline on ennast nagu väärtustada. Et kui sa ise ennast ei väärtusta, ei saa ka teised inimesed sind väärtustada. Just nii mõnusalt võtsid kokku, et tahtsin ka just öelda seda, et tegelikult mis selle hinna taga on ka see, et esiteks on oluline kvaliteet ja teiseks see, et kas see inimene, kes teenust pakub, kas tema ise ennast üldse väärtustab. Ja minu arust see paistab nii hästi välja. See paistab nagu see teenus võib olla väga-väga hea, aga kui seal on ka liiga madal hind, siis minu arust see on ka juba kahtlust äratav. Et ongi see koht, et inimene ise ka kogu aeg tegelikult kasvab edasi ja areneb. Nii vägev. Kas sul tuleb mõni konkreetne hetk meelde või mõni taipamine, mis sinu sees tegi siukse nõksu ja täis äratundmine või kõnetas või tegi mõne pöörde sinu elus? Huvitav, kas meil oli mõni nädal, kus meil ei olnud selliseid hetki või? Kas sa oled nõus midagi jagama? Jumal, neid on nii palju olnud aja jooksul. Esimene, mis meelde tuleb? No, jumal, ma isegi ei tea, kus mul nüüd eetriaega nüüd, millisele kõige tähtsale taipamisele. Me oleme nüüd rahast natukene rääkinud, ma mõtlen, et võib-olla räägiks natuke sellisest üldisemast poolest, et tegelikult ega ei olnud see 6 kuud ka niimoodi, et iga kord oleks ainult 100% tund aega rääkinud sellest, et kõik on super, super, super. Mul oli ikkagi paar päris nagu keerulist hetke. Üks neist oli isiklikus elus, teine oli mul tööalases elus. Et selles mõttes
neid ei olnud palju, aga ikkagi oli ka, noh, ma tajusin ikkagi ära, et kui palju võib ühele inimesele seesama mitme kirega tegutsemine ja eesmärkide nimel liikumine võib ühel hetkel sind ikkagi tegelikult ka ära väsitada. Mhm. et selles suhtes oli, ma mõtlengi, et võib-olla see taipamine võibki olla sellest keerulisemast hetkest, kui ma ikkagi tulin, ma ei mäleta, kas see oli pärast reisi äkki või, kui ma käisin puhkusel, ma tulin puhkuselt tagasi, mul oli nii meeletult palju ülesandeid korraga Jah. kogunenud, siis ma tulin siia kolmapäevasele kohtumisele ja ma olin nagu päriselt nagu nii väsinud ja nagu Mhm. tõesti väsinud. Ja siis see võttis natukene aega, kui ma tegelikult ikkagi taipasin, et küllap ma peaks ikkagi endale mingisuguseid inimesi palkama. aga see kuidagi need kolmapäevased sellised kokkuvõtted, ükskõik mis alal seal olid, iga kord nad olid niimoodi, et ma tulin taotlusega, ma rääkisin niisuguse tund aega ära ja pärast seda oli tegelikult ikkagi, me olime jõudnud alati sellesse kohta ja Mhm. ma täpselt ei mäleta, kas tookord ma tahtsin saada mingisugust selgust, loogilisuse järjekorda, kuidas neid asju harutama hakata. Ükskõik, mida me siis tollel päeval tegime, igal juhul pärast seda mul kõik oli jälle hästi. Ja tegelikult mul jõudis ikkagi jälle kohale see, kuidas ma pean neid asju prioritiseerima, kuidas tegelikult mitte keegi teine ei pane mulle neid asju sinna järjekorda ja see, kui mul see kuhi seal ees on, siis ei sõltu teistest. Ehk siis ikkagi pead sa ise võtma vastutuse. See on nagu nii selge, lihtne asi, aga reaalselt jõuab sul ikkagi kohale ükskõik, mida sa teed, ükskõik, kust putras sa oled, see on ikkagi sinu enda süü. Ära siis keskendu sellele, et sa oled enda peale pahane, vaid hakka Mhm. tegelema sellega, et seda pundart nagu lahendada. Ja tegelikult nagu hästi oluline on vahest lihtsalt kõrvalt kuulata. Sa ei pea olema minu valdkonna spetsialist, et mulle öelda, tee nüüd seda, vaid on lihtsalt see, et sa kuulad, sa peegeldad ja lõppkokkuvõttes sa tuled sellest üritusest välja niimoodi, et kõik asjad loksuvad paika. Mina tookord sain selle taipamise, et mul vist ikkagi on seda inimest vaja, keda ma nüüd kogu aeg mõtlen, et pole vaja ja noh, üks oluline taipamine meil tegelikult, mis minu ettevõtluse puhul, seesama, mis mind sinna ummikusse viis, oli see, et sa ükskord ütlesid, aga sa ise manifesteerid endale selle, et nad lähevad sul lapsehoolduspuhkusele. Sa ise manifesteerid, et nad mingil põhjusel seal ära kaovad, sest sa ise ütled, sul tegelikult ei ole kedagi vaja. Ja see oli nagu niuke taipamine, et mõtlesin nagu päriselt tegelikult ongi nii, et nii kui ma mõtlen, et äkki mul pole vaja, äkki ma panen oma pillid kotti, mul aitab sellest jamast, siis nad hakkavadki minema kuskile ja toredate põhjustega, et neil on kõik hästi. Ja siis ühel hetkel ma mõtlen, et ei, äkki ikka oleks vaja, siis nad hakkavad täitsa kuskilt tulema. Et kui me selle madalseisu vestluse ära pidasime nüüd siin, siis pärast seda ma vist ühel hommikul otsustasin, et mul on vaja kedagi ja 20 minutit hiljem oli mul oma kodulehelt esimest korda päring. Sooviksin teile tööle tulla ja sama päeva jooksul õhtuks oli mul 5 päringut. Kas oli tulnud siis, üks tuli praktikant, kes tahtis tulla, üks oli mul ühe töötaja tuttavad, kes saaks jälle mingeid ülesandeid teha, et õhtuks oli mul terve hunnik kandidaate ja tänaseks mul on ka need inimesed siis nüüd juba kokku lepitud, kõik on nagu väga tore, aga lihtsalt noh, see taipamine, tegelikult see oligi nagu 2 korrast. Üks kord, kui ma taipasin, et ma manifesteerin nad tegelikult ise ära või endale ja teine kord, kui mul oli see madalseis, kus nüüd on aeg hakata liigutama. Et need olid nagu hästi suured taipasid, need mahtusid poole aasta sisse, mõlemad. See on nagu nii lahe minu meelest. See hetk, kui sa tulid, ütlesid, et tegelikult võiks ju keegi olla ja siis ütlesid, et tead, esimest korda kodulehe pealt tuli see päring, koostööpäring, eks ju, ma tahan tulla sinu juurde tööle, eks, et see päring tuli sealt kodulehelt nagu esimest korda nagu vau. Ja siis, oota, tegelikult mul on neid rohkem nagu vau. Et nagu ma ütlengi mitu korda, et see on väga hea manifesteerija ja seda tuleb lihtsalt märgata. Me kõik oleme väga head manifesteerijad. Kui me märkame, me teame, mida me tahame. Ja isegi kui me ei märka, mida me tahame, ikka manifesteerime seda, et nagu see on nagu see pool, kus nagu okei, peab rohkem olema kohal, rohkem märkama, millest me mõtleme ja mida me tahame.
Just ongi see, et see saabub see, millele sa energia suunad ja kui sa teadlikult ei ole endale eesmärgi paika pannud, siis see energia läheb sul igale poole laiali, sa suunad seda suvalises suunas ja sinuga juhtuvad need asjad, millele sa suunasid, ilma et sa märkasid, millele sa suunasid. Ehk siis see on nagu väga võimas tööriist, mida saab nagu kasutada. aga ma arvan, et inimestel lihtsalt kaob ära see seos, nad ei suudagi seda seost näha, aga sa seda seost hakkad märkama siis, kui sa hakkad seda teadlikult suunama, et need on nagu noh, paljud inimesed ei usu sellesse ja siis mind vaatavad ka tihtipeale nagu mingisugust sellist ullikest, kes on kuskile pilvedesse ära läinud oma manifesteerimisega. aga siis, kui me hakkame nagu sügavamalt arutama, siis tavaliselt jõuavad kõik inimesed sellesse, et jaa, et aga ma mõtlesin siin seda ja tegin neid asju ja siis juhtus see asi. et olgu, see võib halb asi ka olla, et selles mõttes nagu kui ma ikkagi energia suunan sellesse, kuidas tänavad on kogu aeg sodi täis ja keegi lund ei lükka ja kõik on halvasti ja pahasti, siis ega sul keegi ei tulegi seda väravatagust pühkima, sa pead ikka ise selle labida kätte võtma. Just, et me räägime üks manifesteerimist, mis see manifesteerimine on? Manifesteerimine on ellukutsumine, see ei ole see, et ma istun, visualiseerin, teen ja ongi kõik, eks ole, vaid ikkagi manifesteerimine on see, et sa paned oma fookuse väga täpselt paika, mida sa tahad, eks, ja isegi kui sa teed seda alateadlikult, kuna me räägime ka sellest, et mõnikord manifesteeruvad asjad, mida me ei taha, aga tegelikult me teeme seda alateadlikult. Noh, võtan korra täpselt seesama sinu näite, et inimesed sul lihtsalt läksid ära, eks ju, et see on iseenesest heas mõttes, et nad, eks ju, sealt beebiootele jäid, eks ju, et nad läksid selle pärast ära, aga kus oli see, et sinu mõte oli, tegelikult mul ei ole kedagi vaja, eks, ja sa hakkasid energeetiliselt seda looma, et ma saan ise hakkama, mul pole kedagi vaja. Ja samamoodi, et kui me midagi füüsilist, eks ju, manifesteerime, siis tegelikult me peame ikkagi ise need sammud tegema, et kui me räägime siin, ma ei tea, looja universum, allikas, mis iganes on kellegi sõna, eks, tema tuleb su teiselt poolt lihtsalt vastu, aga see kokkupuute koht, eks, et isegi mulle meeldib tuua, kes mulle selle näite tõi, äkki oli Ketlin Villem, kes ütles mulle niimoodi, et manifesteerimise puhul on ka 3 etappi, eks ole, sa pead ikkagi tellima, mis sa tahad, tegema selle tellimuse ära, mitte lihtsalt enda pähe jätma, eks ju, tegema tellimuse ära ja lõpuks, kui kuller tuleb ja koputab sul ukse peal, sa pead minema ja ukse lahti ka tegema, eks, et ei ole see, et ma tahan, ma ei tea, rääkisime siin rahast miljonit, ma tahan miljonit ja siis miljon ise tuleb. Ei, ma pean ikkagi ise tegema ka selleks midagi, et ta saaks tulla, eks, et mis on see minu teenus, mida ma pakun, mis on see minu toode, et ma pakun, et see raha saaks hakata liikuma. jah, et mina alati mõtlen, et peab looma ju tegelikult need võimalused, et ta saaks sealt uksest sisse tulla. Kui tal on lukus uks, siis ta ei saagi tulla. Et minu näiteks selle töötajate tuleku tegelikult, mida ma olin teinud juba, ma olin loonud kodulehe, kuhu ma teadlikult olin pannud selle vormi, et nad saaksid üldse tulla mu juurde sealt vormi kaudu. Ma olin võtnud varem endale praktikandi, kes on seda keskkonda näinud ja temal, kuna ma olin avatud sellele, et mul oleks nüüd vaja ja temal oli parasjagu vaja, siis ta teadis lihtsalt, et ahah, ma proovin. Ja selles mõttes nagu ega ükski asi ei saa juhtuda ilma, et sa nagu ütleksid. Samamoodi, minul on hästi hea näide sellest manifesteerimisest ja sellest, kuidas nagu asjad saavad ellu üldse tekkida, on see, et sa tegelikult pead üsna selge olema selles, mida sa soovid. Et kui sa soovid lihtsalt, et tahan rikkaks saada, see on hea näide, siis see on täpselt sama, nagu ma ütlen, et sõbrale, et kohtume homme. Mõlemad saavad sellest täiesti erinevalt aru ja kui ma nagu ei täpsusta, kus, mis kell, mida me teeme, kui ma seda üldse ei täpsusta ja temalt vastust ka ei oota, millal ta nagu tuleb, eks ju, siis ongi, tema saab ühtemoodi aru, mina teistmoodi, lõpuks seda kohtumist olla ei saa, seepärast et kumbki ei teadnud, mis kell ja kuhu nad peavad minema. Samamoodi ei saa ka rikkus tulla minuni, sest ma ei ole öelnud, kui palju minu jaoks on rikkus, mil moel ma seda tahan saada, et selles mõttes ma pean seda üsna hästi fookusesse võtma ja hästi nagu selge pildi tegema, et see sama, mis mul selja taga on tegelikult nagu üks võimalus seda nagu hästi selgelt nagu endale läbi mõelda, et sa pead nagu väga täpselt ikkagi oma tellimuse nii-öelda sisse andma, et see ei käi niimoodi, et tahan rikkaks saada. Ma ei tea, lähen sinna kuskile arengumaadesse praegu, ma ilmselgelt olen väga rikas.
kohe tuli Bali, et kuidas ma olin Balil ja siis ma mõtlesin, et issand, kui hea on olla miljonär. noh, Sest pangakontol oligi miljoni, ma võtsin pangaautomaadist välja miljoni, jah, liiklus pandi seisma, et üle tee saaks. See oli 2011 äkki, et see oli ammu juba, aga jah. igatahes see tunne, et vau, mul ongi, eks ju, ja ma olen kogenud miljonäriks olemas, nii et see on väga mõnus tunne. No vot, aga vaata, miljonäriks olemine on juba natukene parem kui rikas olemine, sellepärast et nojah, miljonär on juba konkreetne on. number, aga rikas on nagu, tahad sa olla rahaliselt rikas, tahad sa olla vaimselt rikas, tahad sa olla veel, ma ei tea, mis asja ja mis asi see rikas siis on, et selles mõttes nagu sa pead väga selgelt endale läbi mõtlema, mida sa tegelikult tahad ja see võimaldab sul saada ka täita neid eesmärke, sest kui sul on pilt selge ees, siis sa juba hakkad mõtlema, mis ma täna saan teha, et seda pilti nagu endale tekitada ellu. Et kui sa midagi ei tee, siis see on selge, et kui midagi muud ei pea tegema, siis tee see uks lahti, et ta sisse saaks tulla. Absoluutselt, nii hea, nii hästi ütlesid selle koha, tee vähemalt uks lahti. Kui sina tulid coaching usse, siis mida sa otsisid coaching ust, mida sa vajasid, sest olgem ausad, sa ei tulnud siia, et sul oleks olnud mingi hull kitsas koht. Kristina, please päästa mind. Ei, sul ei olnud seda. Miks sa tulid? Ma mäletan, et kui meil oli see sobivuskõne, siis seal ma ütlesin, et mul on vaja seda cheerleaderit ehk siis seda, kes tegelikult lihtsalt kuulab, innustab, võib-olla teinekord teeb mõned sellised märkused, mis ta näeb, et mis võiks nagu noh, mis jääb kõlama. Ma nagu tahan oma elus saada välja sellist negatiivsele keskendumise energiat, et ma soovin oma elu elada niimoodi, et kõik see, mis mu ümber toimub, mind ei sega ja kõik see, mis juhtub, ma saan aru, et seal on mingi muu põhjus, mitte see, et keegi kiusab ja või et kui ilm on halb, siis ma noh, et ma tahtsin, et sa selles mõttes tegelikult peegeldaksid mulle seda, et kui mul hakkab kuskil mingisugune noh, liiga madalale minema mingi energia ja et tegelikult mul oleks nagu võimalus neid samme nagu nii-öelda jagada ja keegi nagu päriselt mõtleb minuga kaasa, mitte seda, et sa ütled, tee nüüd seda, teist ja kolmandat, sest sa ei saagi minu teekonnal mulle ette öelda. sinu asi ongi ju tegelikult mulle peegeldada, mis on, tunnustada selle eest, mis ma olen juba teinud, sest tihti me ise neid pisikeseid asju ei märka, mis me ütleme, et noh, ma ei tea, see on mu argipäev, eks ju, ma teen miljon asja päevas ja minu meelest on see normaalne ja see on minu argipäev, aga sa näed kõrvaltvaatajalt, kuuled, aga see on juba nii suur asi sinna suunas, oi, sa tegid selle ära, et see on nagu selles mõttes, mul oli vaja jah, sellist cheerleaderit ja tegelikult sa oled seda nagu ülihästi teinud ja ma arvan, et suur osa nendest sammudest, mida ma teinud ongi tänu sellele, et nagu keegi teine märkab neid asju ka ja me arutame need läbi ja ma tegelikult, mul on see koht, see tund aega, kus tegelikult see nädal nagu järjest uuesti läbi mõelda, sest muidu me elame oma igapäevase argipäevas, iga päev tulevad uued asjad peale ja sul ei ole nagu seda peegeldamise ja tagasiside kohta. Et see oli nagu hästi-hästi oluline minu jaoks ja tegelikult see on nagu töötanud ja sa ütlesid küll pool aastat me tegime, aga me ju ei teinud nagu lõplikult otsa, vaid meil on ju paus, et igas suhtes peab olema vahepeal paus, et näha, millest sa ilma jääd. Et tegelikult meil on ju plaanis ilmselt ka jätkata, aga lihtsalt selleks, et näha, mis on vahepeal muutunud ja korraks võtta see mõttehetk, siis selleks meil ju tegelikult see paus on ette nähtud, et noh, ma ütlen, et sa oled väga hästi seda teinud, mis mu ootused oli. No, aitäh ja sest minu eesmärk coach'ina ei olegi see, et sa nüüd üldse üksi hakkama ei saaks, eks ole. Kõik nüüd on Kristinas sõltuvuses. Ei, mina ei taha seda. Ma annan tööriistad, ma teen peegelduse, eks ole, ja siis vaatame, kuhu me saame edasi koos liikuda. Ja kui sa nüüd meenutad korraks, kas on mõni samm, mida sa oleksid võib-olla edasi lükanud, kui sa ei oleks selles koostöös olnud? Iga kolmapäev tund enne seda, kui me sinuga puutusime, istusin mina arvuti taga, vaatasin, oh jess, õnneks ma ei pannud eelmine kord midagi kirja, kuigi ma lubasin, et ma panen kirja. Ja siis ma mõtlesin, mis ma eelmine kord lubasin, et ma ära teen.
ja päriselt ma arvan, et ma tegin ju just eelmisel kuul või millal me lõpuks saime üles oma kodulehe, et meil on nüüd avatud kontor tagaruumis, sest meil jäi mõni aeg tagasi üks ruum tühjaks ja otsisime sellele väljundit, siis ma arvan, et see koduleht ja maksesüsteem ja kogu see info, et see on olemas ja tulge ja tehke, kogu see sai üles ainult sellepärast, et ma iga nädal lubasin, et ma midagi jälle edasi teen, sest see on selline üliäge mõte, sellega saab igasuguse ägedaid asju teha, aga ta on selline ajakulukas projekt, mis selleks, et ta toodaks sulle sellist suuremat summat raha, tuleb sinna päris suur ajakulu sisse panna ja ütleme ausalt, täna on palju lihtsamaid viise, kuidas raha teenida. Ehk siis see on selline asi, mida ma nagu tahaksin teha, see on sotsiaalses mõttes nagu väga oluline projekt mu jaoks, see on mulle väga südamelähedane, aga ta rahalises mõttes ei ole atraktiivne hetkel ja seetõttu võib-olla ei olnud ka mul iga päev kogu aeg nii motivatsiooni seda teha, aga see sai tehtud kindlasti tänu sellele, et ma iga kolmapäev vaatasin üle, et issand, mul on need asjad tegemata. Ma mäletan, kuidas ma võtsin oma ai lehe lahti, mul oli mingisugune, ma arvan, võtsin vist ChatGPT, ütlesin, mul on vaja ühelehelist kodulehte, teksti sellist, kirjuta mulle tekstid valmis. Et ma olin juba varem natuke teinud mingit põhja tausta, kuna ta nüüd nii hästi tunneb, siis ta tegi mulle ühelehelise kodulehe, siis ma läksin ruttu, registreerisin kuskil Sones endale portaali või selle domeeni ja siis ma nägin, siin on ka mingi ai tööriist, mõtlesin, jumal tänatud. Need on täpselt sellised asjad, mis jälle juhtuvad tänu sellele, et nad on kooskõlas minu suure eesmärgiga. Et kuna mul on suur missioon seda asja teha, siis kõik asjad nagu laabuvad, kui ma neid hakkan tegema. Ja siis iga kord, kui me kokku saime, siis tundus nagu ma oleks suure töö ära teinud, aga tegelikult ma tegin ai-ga ühe lehe. Aga see on nii ilus see leht ja see on üleval ja mul kohe tekkisid poisid makselahendusega, mida mul pool aastat tegelikult ennem ei olnud. Et me saime kõik need asjad tehtud ja ma arvan, et see poole aasta sinu tugi oli nagu väga oluline seal kõrval, et mul siin Vision Boardil ei ole seda lehte ja see tekkis meil lihtsalt jälle kuskilt õhust, tellisime endale info, tegin ära ja see on tehtud. Vot. Nii vägev, nii lahe. Pärast, kui see video läheb üles, ma panen selle lingi ka, et mis tuba see siis on, millest me räägime, mis see lisatuba on. Panen selle lingi ka sinna üles kenasti, et asub Rakveres, eks ole, et nii palju ütleb ette ja siis ülejäänud info saab siit info juurest kohe. Ma veel küsin su käest seda, et kas sul oli sellel teekonnal mõni üllatus? Üllatus. Kas sul oli? Minul oli, mitu üllatust oli. Mitu üllatust oli? Üllatus. Ma ei tea, kas oli sellist nagu, jah, ma ei tea, ma olin selles mõttes nagu ikkagi energia oli kogu aeg, kogu see pool aastat oli nagu kuidagi hästi selline mõnus kõrge. Need üksikud kaks korda, kus ma olin nagu päriselt väsinud ja madalseisus, siis ka need läksid nagu kiirelt üle. Et tegelikult ma olengi ju selline, kes käib nagu ülevalt alla tänu sellele, et mul on lihtsalt nii palju asju ja suurem osa ajast nad lihtsalt inspireerivad ja motiveerivad ja ma olengi väga kirglik nende suhtes, aga teinekord ma olen kirega madalseisus. Kirega madalseisus, sest ma teen seda ka kirglikult. Aga selles mõttes nagu võib-olla üllatuseks oligi see, kui tegelikult nagu, kui sa oled üksi selles asjas, siis jah, ma olen juba 40 ja ma juba tean, kuidas sellest madalseisust nagu välja saada, aga lihtsalt, kui lihtsalt see läks sinu toega. See võib-olla oli tõesti üllatus, et see ei pea üldse kestma ja sa ei pea seda nii kirglikult läbi põgema. Seda võib nagu lasta minna ja tulla uutel asjadel, millega sa jälle kirglikult tegeled. Nii vägev just, et me oleme inimesed, eks me oleme siin, et kogeda ja kuidas me teaks, mis on hea, kui me ei koge kõigepealt, mis on halb. Et see on see polaarsuse koht, eks ju, et kuidas me teaks, et päike on soe ja et see on valgus, mis väljas on, kui me ei kogeks, mis on pimedus.
eks, et samamoodi, et me tunneks seda kõrget energiat, me peame tegelikult ka kogema, et mis see madalam on, me ei pea minema kuskil väga-väga sügavasse, eks ju, aga et tunda, eks ju, et ma ei tunne täna ennast hästi, okei, järelikult hästi tundmine tähendab see vastupidine sellele. et ja see, et sa võtsid tegelikult vastu need enda tunded, mis oli minu arust hästi ilus, et okei, ja sa tunnistasid, et mul tegelikult ei ole üldse hea täna olla, eks, et sa ütlesid selle ka välja ja me saime siit selle läbi protsessida ja edasi liikuda. Ja siis oligi, eks ju, tund aega sai läbi, see oli nii, nüüd ma hakkan tegutsema, nüüd mul on okei, eks. või siis ka, eks, kui see üks nendest madalseisust oli tegelikult ka sellest, eks ju, et enesetunne ja tervis ei olnud nagu 100%, et ka sealt tuli tegelikult see, mis tähendas lihtsalt tuli korraks võtta aeg maha, peatuda, korraks ennast laadida, et siis edasi liikuda. No seesamane enda sellise inimlikkuse tunnistamine ja see, et kõik päevad ei saagi ühesugused olla. Tegelikult, mida me tegime ju läbi selle poole aasta, kui me alustasime, siis ma olin täpselt selles kohas, et ma tahtsin oma elu või oma enesetunnet selle järgi vaadata, et kuidas mul need ajalised päeva lõikes muutuvad energiatasemed ja kuidas mul kuu lõikes, et noh, meestel on see võib-olla päeva lõikes juhtub see, mis naistel juhtub kuu lõikes, aga noh, selles mõttes ma tahtsin natukene rohkem aru saada sellest, et kuidas mul on võimalik oma elu elada nii, et minu enesetunne toetab kõiki neid asju, mida ma teen. Et mul oli nagu lihtsalt, ma olin selle tee alguses, et seda aru saada ja tegelikult me alguses hästi palju ma kaardistasin neid aegasid, millal mul on energiatasemed päeva lõikes kõrgemad, millal mul on kuu lõikes ja jälgida seda oma tsüklit, et tsükli järgi vaadata, et millal panna rohkem kohtumisi, millal rohkem olla nagu omaette. Et tegelikult nagu just mitte nagu süüdistada ennast selles, et mul on kogu aeg midagi teha ja ma ei taha neid asju teha, et minu eesmärk on ju vabadus üldises mõttes ja tegelikult ka see otsustusvabadus, millal ma midagi nagu teen ja tänu sellele, et sa tunned iseennast, sa saad ka enda ajast planeerida, et täna mul on, ma tean, et mul tuleb nüüd see energia läheb kõrgele, siis ma saan nii palju asju teha, ma saan suhelda, toimetada, et noh, lihtsalt sa tunneksid oma päevas ennast 98% ajast hästi ja nendes tegevustes, mis sulle nagu täna võiksid sobida ja meeldida. Et noh, see oli asi, mida me tegelikult alustasime ja tegelikult nagu laias laastus ma suudan seda ka rakendada. Kuigi noh, jah, sa reisi planeerides sa tegelikult ei tea, kas 3 kuu pärast sellel nädalal on sul, missugune tsükliaeg sul on. Et selles mõttes, kui sul on nagu väga hästi kaardistatud tsükkel ja see ongi igakuiselt väga täpselt, siis sa saad seda ka planeerida, aga üldiselt ikkagi ta natukene kõigub, nii et võib juhtuda, et kui sa tahad minna sellel ajal reisile, kus sa oled väga aktiivne ja energia on kõrge, siis võib juhtuda, et sa satud sinna nii-öelda talvel, kus sa tahaksid tegelikult istuda kookanis. aga et selles mõttes nagu me jõudsime tegelikult selle nagu läbi käia ja see oli võib-olla ka üks asi, mida tänu sinule ma tegelikult jõudsin nagu rohkem teha, kui ma oleks planeerinud, et täna on mul kalendris kõik need asjad kirjas, mis mul on vaja, et kui ma panen kohtumisi, siis ma jälgin selle järgi, kus see energia on. Vaat. Nii super, nii vägev. Läksime küsimus meelest ära. nii lahe. Ma täiesti jäin ka kuulama sind, et ma kohe praegu sulle ei ütle ka, mis see küsimus oli. Igatahes ma usun, et sa vastasid sellele väga hästi, et väga-väga jäin, nagu ma ütlesin, ma jäin sind nagu nii kuulama praegu. Mis ma veel võib-olla küsiks su käest, et kus sa tunned, et coaching sind kõige rohkem võib-olla, millises valdkonnas sa tunned kõige suuremat kasvu? Võib-olla on see küsimus. Millises valdkonnas sa tunned seda muutust kõige rohkem? Ma arvan, et tegelikult üldse sellise teenuse puhul see muutus, kõige suurema muutuse toob kaasa see, kui me nagu isiklikus arengus jõuame kuskile mujale. Et tegelikult, kui ma isikuna kasvan või inimesena nagu kasvan, siis see toob kaasa muutuse kõikides eluvaldkondades. Et noh, ta toob kaasa mul kodus muutused, ta toob mul töö juures muutused, ta toob sõpradega suheldes muutused. Et selles mõttes me tegelikult ju
vähe keskendusimegi sellistele erialastele tegevustele või siis vaata, sa enne ütlesid ka, et mul tegelikult ei olnud sellist kitsaskohta, kus kohast nagu edasi liikuda ei oskaks. Et mul oligi ju tegelikult vaja tuge just selles, et nagu isikuna ennast võib-olla natukene paremini tundma õppida, ennast rohkem veel väärtustada, mitte et ma nagu oleksin ennast vähe väärtustanud, kui ma tulin, aga lihtsalt täna on see seis nagu veel sealpool, kus ma tahtsin. Me ju tegelikult keskendusime minapildile väga palju. hästi palju, et selles mõttes nagu me alustasime küll praegu rahateemadega kogu seda juttu siin alguses, aga tegelikult nagu eelkõige see 6 kuud oli nagu just minu isiklik kasv hästi suur ja see lihtsalt toob väärtuste muutuse kaasa nendes asjades ka, et sa hakkad ennast kodus väärtustama, sa hakkad vaatama, kuidas kodus asju teha niimoodi, et sa oleksid õnnelikum, rahul, sa üritad kõikidesse suhetesse tuua seda sisse, sa oled nõus lahti laskma nendest suhetest, mis ei toeta sinu kasvu ja sinu seda arengut. Sa saad aru, et see on okei nendest lahti lasta, et selles mõttes minu jaoks nagu sellised asjad olid nagu hästi kuidagi ikkagi nagu naise ja emana ja selle ühiskonna sellise vaatena ja sellena, kuidas sind üritatakse kuskile nagu kasti panna, siis tegelikult ma olen ikkagi kasvanud sellises keskkonnas, kus oli selline teiste ootused sinule on väga olulised ja kui sa oled naine ja ema, siis see enese ohverdamine, endal mingite asjade alla neelamine, kõik see oli nagu selline normaalsus ja sellest nagu välja kasvada on nagu väga keeruline. Ja ma arvan, et see 6 kuud on väga palju just seda teekonda soodustanud ja toetanud, et ma oluliselt rohkem ennast väärtustan igasugustes suhetes. Nii nagu me enne rääkisime, et sa ei pea igasse suhtesse iga hinnaga sattuma. Ja see ei puuduta ainult seda, et ma valin endale elukaaslast või et kuidas ma lastega suhtlen või sõpradega. See puudutab täitsa seda, et kuidas ma kliente valin, kuhu ma ise teenust lähen tarbima, see on nagu igas valdkonnas rakendatav ja sa ei pea nagu leppima kõikide asjadega, mida teised inimesed nagu arvavad ja ootavad. Ja tegelikult ei ole ka iga hinnaga vaja sul tänu sellele olla mingites suhetes, et sul on mingisugused sidemed. Ehk siis ma ei tea, oma emaga sa ei pea tegema selliseid asju, mis sul tegelikult ei ole vastuvõetavad, oma vanematega üldse, õdede, vendade, sugulaste, sõpradega, et sa ei pea nagu olema nendes suhetes sellisel moel, nagu keegi teine ütleb, et see peab olema. Et see, et sa oled kuskil sugulussuhtes, ei tähenda automaatselt, et sa pead väga hästi sobima. Et kõik tingimused peavad olema mõlemale poolele vastuvõetavad. Ja sa ei saa kellegi elu parandada, sa ei saa kedagi aidata. Iga inimene peab ennast ise õppima aitama, see on nagu hästi oluline asi, mida ma tegelikult selle 6 kuu jooksul õppisin ja tajusin. Ma võin inimest aidata, kui ta abi küsib. Aga see, kui inimene teeb teistsuguseid asju, kui mina arvan, et õige oleks, ei tähenda, et see on vale. See on tema valik, see on tema see hetke seis, temal on see info, kus kohas tema on, et sa ei saa nagu tormata inimestele appi, kui nad seda ei ole küsinud. See on nagu hästi oluline seal kõige selle arengu juures. Just, et see on nii hea, kuidas sa tõid välja ka selle, et tegelikult me tegime väga palju tööd just nimelt identiteediga, eks ju, selle minapildiga, et viia seda järgmisele tasemele, eks, või tegelikult isegi rohkem kui järgmisel tasemel, et viia teda veel kõrgemale. Ja mida tähendab tegelikult kõrgemale viimine või enda identiteedi uuendamine võib-olla või enda selle päris identiteedi vastuvõtmine, tegelikult tähendabki eelkõige seda, et sa tõstad enda standardeid, eks ju, ja mitte ainult, eks ju, vabandust, mitte ainult seda, et sa ütled, et sa teed midagi teistmoodi, vaid sa päriselt lähed ja teedki teistmoodi. Eks, et väga hea näide minu meelest on sinu viimane hotelli valik, eks ju, et sa läksid hotelli, sa ütlesid, nope, see ei ole minu standarditele vastav, ma vahetan hotelli ja läksid paar hotelli lihtsalt edasi, sest need on sinu standardid, eks. Et minu arust see oli nagu väga hea koht, mis meie viimases kohtumises ka välja tuli ja samamoodi, eks ju, mis see identiteedi muutus on ka see, et enda väärtuse märkamine ja vastavalt enda
enda väärtustele siis ka elamine, et mis on need sinu väärtused ja vastavalt nendele ka, eks ju, tugined ja elad vastavalt nendele. Et see on hästi-hästi oluline ja minu arust nagu kirss tordil on, mis sa ütlesid täna mitmendat korda, on vastutus. Igaüks ikkagi vastutab iseenda tulemuste ja enda elu eest. No selle väärtuste osas ma kindlasti tahan öelda veel seda, et tegelikult ei ole oluline üldse, et me kõik oleksime iga päev järjest edukamad, ilusamad, rikkamad. Oluline on see, et sa saad aru või õpid tundma iseennast ja seda, et millised sinu jaoks on need olulised väärtused. See on nagu hästi-hästi oluline, et tegelikult ei ole kuskil kirjas, et kõik lapsed peavad minema ülikooli, omandama endale mingisuguse konkreetse asja, millega ta saab olla edukas ja nii edasi. Kuskil ei ole kirjas, et sa pead olema abielus, sul peab olema 2 last, ma ei tea, kuldne retriiver. Sa pead lihtsalt see minapildi uuendus ja see järgmistele ülejärgmistele tasemetele jõudmine on tegelikult mitte see, et see näitaks, et ma oleks kogu aeg edukam ja rikkam ja uhkem, vaid tegelikult see, et sa jõuad järjest rohkem lähemale sellele, kes sa tegelikult oled, sest tegelikult me oleme nagu nii erinevad ja see, kui mina arvan, et ma ei tea, mingi rahasumma näitab edukust ja seda, et sa pead ju püüdlema kogu aeg selles suunas, et seda saavutada, et ja siis sa sinna ei saa pidama jääda, siis peab järgmine olema, sest ei pea. Üldse ei ole tegelikult oluline, et see väärtus on kuidagi sul seotud raha või mingi muu sellise asjaga, et lihtsalt selleks, et see, me seda tundi kokkuvõttes ei jätaks muljet, et kogu aeg see minapildiga tegelemine tähendab nagu mingi edu saavutamist selles mõttes, et saaks nagu rahalises mõttes. Ei, mina just näen arengut selles suhtes, et ma nagu jõuan kogu aeg lähemale sellele tegelikule minale ja sellele, kelle ma tunnen, et mul on oma kehas nagu hea elada. Minu igapäevane elu peegeldab järjest rohkem seda, et ma teen neid asju, mida ma tahan teha, mis mulle meeldivad teha, et ma kogu aeg unistan sellest, kuidas suurem osa inimesi maailmas võiks tegelikult ühel hetkel oma sellel voodil, kui nad hakkavad siit elust ära minema, mõtlema, et ma tegelikult elasin seda elu, äge elu, et just see, et ma nagu iga päev tõusin ülesse, mul oli mõnus oma elus olla. Mitte see, et me peame kõik nüüd olema jõukad, edukad, just majanduslikud mõttes. Ei, sa pead olema ise oma kehas õnnelik. Ja see on nagu see koht, mis tegelikult see 6 kuud on nagu nii palju muutnud, et ma julgen palju rohkem öelda välja neid asju, mida ma soovin ja ootan. Ma aktsepteerin palju rohkem seda, kui teised inimesed sedasama ei soovi. See on okei, kui nad ütlevad, ei, mulle see ei sobi. Ma ei võta seda enam isiklikult. Ennem oli alati see, kui kellelgi oli paha tuju, ta ütles mulle midagi halvasti, siis ma mõtlesin, asi on minus. Ei ole, asi on temas ja lihtsalt sellel osas on okei olla eriarvamusel. See on nagu väga suur muutus isiklikus tasandis minul ja see tähendab seda, et mina saan liikuda edasi järgmisele tasandile, kui ma aktsepteerin, et kõikidel inimestel on õigus oma tõele. Ehk siis seesama raamatu näide, kus mina vaatan raamatut seestpoolt, tema vaatab kaane poolt, üks ütleb, et on tekst, teisel pool ütleb, et on pilt ja mõlemal on tegelikult õigus. Ehk siis nagu kokkuvõtvalt, et liigume ülesse poole, aga lähemale iseendale. Just, nii ilus, et julgus valida seda, mis on sinu tõde ja mis on sinu tõde, ei pruugi olla, eks ju, kellegi teise tõde, et mis see tõde üldse on. Et Just. see on nagu hästi-hästi ilus. Nii, Rebecca-Liis, ma kasutan nüüd sind ära, enne kui me siit lõpetame, kui keegi kaalub minuga koostööd, aga ei ole veel kindel, kas Kristina võiks olla tema jaoks. Mida sina ütled enda kogemuse põhjal? Issand, kui keeruline seda on öelda. Tegelikult isegi kui on pisike kahtlus, siis tegelikult ma arvan, et see selguse kõne, mida sa pakud, on see asi, milles tegelikult ilmselt loksub paika, et kas see on see, mida ta otsib või ei ole. Et see on nagu võimalus testida seda, mida sa tegelikult tahad. Ja teine asi, hästi hea nipp ükskõik missugustele asjadele, mitte ainult sinu puhul, vaid kõikidele asjadele. Kas ma kahetsen seda, kui ma seda ei tee? Hästi lihtne asi, läbi mõelda, et kui sa nagu juba mõtled võiks, siis tegelikult on ju mingi põhjus, miks sa mõtled, et võiks.
ja siis ongi see koht, et kas ma kahetsen, esiteks, kui ma ei anna võimalust sellele selguse kõnele ja kui ma ei tee seda läbi, sest selles mõttes kaotada ei ole siin ju tegelikult mitte midagi. Igal juhul on garanteeritud selline mõnus keskkond, kus sa saad oma asju arutada. Sa alati kuulad, sa mõtled kaasa, sa teed märkmeid, see on nii äge, et sa nagu tegelikult me ise ei märka, mida me ütleme, kuidas me ütleme. Ja vahest on üks sõna see, mis väga palju rolli mängib. Mina alati ütlen, et inimesed kasutavad neid sõnu, mis teiste kirjeldamiseks ja üldse oma elust rääkimisest, mis nende sees on. Ja kui sa kordad ühte sedasama sõna terve tunni jooksul mitmeid kordi, nagu mina täna kirriga olen öelnud näiteks, või siis ma tean, sa kindlasti tegid seal märkmeid, seal kuskil on kindlasti kirjas mingid muud sõnad, ka vastutus ja ma ei tea, mis seal veel on, et hästi äge on kuulata, saada see tagasiside, et sobibki väga hästi just selleks isiklikuks arenguks ja selleks, et tegelikult sa vaatad, on sul see asi tehtud, et nagu kui sa tahad eesmärke saavutada, siis vahest jääb puudu motivatsioonist, ajast, aga see pisike asi võib-olla on vaja ära teha ja seal piisab ainult sellest, et sa tead, et sa pead seda järgmine nädal rääkima ja see on sul tehtud. Et see pisike tõuge vahest jääb mõnes asjast puudu, et ma arvan, et selle poole aasta jooksul ma oleksin teinud väga palju asju, neid samu, mida ma kõike tegin, aga ma olen täiesti kindel, et mõni selline pisike asi, mis tundub, et ei, see ei olegi tegelikult nii oluline, oleks võib-olla täna tegemata. Ja see teekond oli lihtsalt nii meeletult äge. See on ka põhjus, miks me jätkame tõenäoliselt uuest aastast, eks ju, et nüüd ma näen, et ma mõned nädalad ei ole sinuga kohtunud ja ma näen oma liste ka, mis mul teha on ja ma näen, kuhu ma hakkan jälle, mingid mustrid hakkavad korduma, et mul on asju, millega me saame jälle edaspidi tööd teha. Aga et kui keegi soovib nagu päriselt, et keegi talle kaasa elab, teda peegeldab, siis tegelikult see on see koht, kuhu tulla. Aitäh! Ja aitäh kõigil, kes seda siin vaatavad nüüd, sest tegelikult see jagamine, uskumatu, tund aega saigi täis, aga isegi rohkem kui tund on läinud juba, et tegelikult see, mida sa jagasid, Rebecca-Liis, on ainult nagu üks killukene, niivõrd palju rohkem on juhtunud, mida ma siin isegi ei ütle, aga lihtsalt niivõrd palju rohkem, et nii paljudest eidest said jaad, et see on nagu lihtsalt uskumatu ja ma olen nagu nii tänulik sulle selle avatuse eest, mis ma tähele olen pannud, kõik need, kes on tulnud minule üks-ühele coaching usse, nad võib-olla esimesel korral on siuke, et ma ei tea, kas ennast avada ja siis mul on tulnud tagasiside, et issand, sa lihtsalt võtad, koorid ennast ise nagu siin paljaks põhimõtteliselt, et davai, hakkame tööd tegema, eks ju. Et lihtsalt kodeeri mind lahti, et hästi-hästi suur tänu sulle selle usalduse eest ja nii väga ootan põnevusega, mis järgmine etapp toob. Aitäh kõigile. Võtame korraks, poolteist kuud on veel jäänud, korraks tõmbame hinge ja hakkame siis uusi plaane seadma ja tegema, et kui keegi kaalub coaching ut, siis arvestage sellega uuest aastast teil üks koht vähem, kuhu te saate minna, et ma võtan ühe koha endale, nii et ruttu tegutsema, et oleks kõik kohad täis ennem kui ma tulen, et selles mõttes jah, uuel aastal üks võimalus vähem seda teha. Absoluutselt ja kuna mind on üks ja üks-ühele, vajab tegelikult täielikku pühendumist ja ma usun, et ma pühendun rohkem kui 100%, nagu sa ütlesid, eks ma kuulan, ma teen märkmeid, mingi sõnu lihtsalt panen kirja, et minu jaoks on hästi-hästi oluline, et sa päriselt saaksidki seda, mida sa tuled otsima ja et sa saaksid ka neid päris tulemusi. Aitäh sulle veel kord, Rebecca-Liis ja kohtume juba järgmisel kohtumisel järelikult. Jah, uuel aastal. Okay.